kohtunikuks siis Meelis Peil. Täna siis Rakveres teie ees on kohale tulnud 16 vägilast, et selgitada välja, kes on siis Rakvere rammumees 2019. Soovime võistlejatele edu ja Mark Reinski loomulikult suured tänud peakorraldaja siin mees, kas ta käis üles lehvitama, teige aplaus, see mees toob selle võistluse teie ette. Laseme võistlejad avaks, alustame kohe esimese võistlusalaga. Ligikaudu 300 kilogrammi on see pleki kaalu ja võistlejad 8 korda seda kandivad. Virula siis kõige pikem mees täna, ainult 90 kasvu. Nii ja Tanel Kuusemaa siin ka käib. Kaasa löömsid Evik Raumesse sarjas ja seal ka väga eduliselt. Nii et treenib siin koos Taavi Toomiga ja Arto Minderiga, kes on praegu esimest teist kohta hoidmas. Igal juhul Tanelil on võite teada, mitu kordust oleks vaja kiiresti teha ja temp on hea, aga anname Aldole ka kaasa. 34-37 on Taneli aeg. Nii, Taavi on praegu siis pisut eespool. Ergutame. Taavi Toomiga siis tegemas siin teiste rammumeeste võistlustel kaasas. Täna on mitu võistlejat, kes tõenäoliselt on siin debütandid esimest korda võistlemas. Ja Ilja vajab nagu hästi läheb. Kaida Muusik sai ju tulemuse kirja, kohe ütleme ka aja. 41-23. 41-23 on Kaida Muusiku tulemus. Ja Sten Püri võitles, mis ta võitles, kontrollaeg sai varem otsa. 5 kordust läheb kirja. Davai Sirgi! Davai Arvet, läheb! Jalg alla jätta ettevaatlikult, jah. Tõsta! Lühta! Nii natukene veel. Läheb Sven, jõuad Sven. Pool distantsi Svenil tehtud, väga hästi. Ja viimane kordus viis läheb. Lükka üles Sven. No jõuab veel Sven, publik ergutab, elab kaasa, et võistleja jõuaks. Võistlejale on ääretult oluline, publik elaks kaasa. Läheb Sven, jõuad veel, mitu meest tegi 5 kordust enne. Nii ja näed, tänu publikule tuli 1 kordus juurde. Ei oleme alati suurt kasvu. Ja Arto Miller on ka juba mitmed aastad käinud hästi võistlenud ja mehed on näha, et mõlemad tulevad siis suhteliselt võrdselt. Oskavad tehti kantida, tehnika on selge. Maarja on nüüd pisut tahapoole jäänud, Arto võtmine eespool. Aga ergutame, läks, hästi läheb Maarja. Ma eksis Maarja täna kergem mees ka sinna alla saagi, oska meest arvestada, mees võistleb. Täna ju kõik üle 100 kilo ja 1 kordus veel Maarja. 33 sekundit oli praegu. Esimesena siis võistlustulle Oleg Põstrov ja valmis paneb Arve Teinsoo. Oleg on praegu siis võistlustules. Meelis seda katset ära ei lugenud, sain aru. Teab väga hästi, et siin kavaldada midagi ei ole ja peavad olema põlved ja küünarnukid ilusti sirgu ja jalad paralleelselt ikkagi, et tuleks
korralik sooritus tehtud. Nii, nüüd luges ära Meelis, luges ära. Arvedi kord. Järgmisena siis Koit, Sten, Ilja, Sven, Aldo, Sergei, Tiit. 2 Kaidot järjest. Nii, Koit tegi sooritus ära, on aplaus väärt loomulikult. Sten Püvi järgmisena. Hopp. Nii, olemas, tulemus loeb. Valmis kohe Ilja Ruuminov. Ja käed sirgu. Sven Karukaev. Nii, nüüd korralik tõuge jalaga. Hopp, jalg jalaga. Hopp, jalg. No elame kaasa. Paik oli peaaegu üleval, natukene ei puudu, fikseerida oli vaja. Rinnale saab mees hästi. Korralik tõuge. Nüüd on natukene vähem. Minut hakkas jooksma. Ja andab korralik tõuge vaja teha. Oi, kus on? Mehel on õlg nii tugev, et pole mingit probleemi. Siin on veel mitukümmend kilogrammi sees. Uhke spordihoone spordikeskuse kõrvale on tulnud. Teile seda mõnusat elamust pakkuma. Aga Tiit, ole hea nüüd, 130 kilogrammi on rinnal. Ja nüüd suru lõpuni on alla. Ja 130 kilogrammi esimene mees surunud sirgetele kätele. No loomulikult Tiit ise on rahul ja Kaido Kuusik on ka päris hea palgisuruja. Nii et saame vaadata, kuidas meestel kõik õnnestub, kuid Maarja siin vahepeal on ikkagi hakanud võistlema kuni 90 kaalu meeste kategoorias, siis vahepeal saab Kaido Kuusik tulemas ilusti kirja, siis teeb korraliku etteaste ja kütab siis publiku veel rohkem üles, et kaasa elada ja võistlejatele veel rohkem adrenaliini, et järgmised võistlusajad veel paremini välja tuleks. Igal juhul siis Kaido Sirge. Kas kohtunik luges ära? Ei lugenud, fikseerimist ei olnud. Fikseeritud, liiga kiiresti lasi Kaido alla ja see ongi nüüd see midaks tasakaal ära. Ehk siis kogenud võistlejad ka teinekord lähevad kiiresti tegema seda sooritust ja praegu siis teinud Kaido Sirge 2 katset 140 kilogrammiga juba. Lihtsalt jäi see fikseerimise taha. Ehk siis jälle siuke hea kogemus, et tuleb teha 1 katse ja korralikult. No 3. korda juba Kaido Sirge proovima. Ja nüüd ongi see, et võib juhta, et ei suuda teha 3 korda järjest suure raskusega. 130 kilogrammi jääb Kaido Sirgele kirja, 140 üles ei saa. Kaido Kuusik on siin praegu võistlust tules. Ja järgmine siis Maarja Sild ja üleval 140 kilogrammi. Maarja Silla kehakaal 95 kilogrammi ja 140 kilogrammi rinnal. 140 kilogrammi ja surub 140 kilogrammi üles ja ühe jala peal mees näitab, ma võin ühe jala peal ka hoida seda. $150 kilo rinnal. Oi. Natukene läks tasakaal ära. Tiit, annan uus piiritust. No oli üleval praktiliselt ju. Tasakaal läks ära, no oli üleval. No publik elame kaasa, 150 kilogrammi. Mees on oma kaalukategoorias maailma tasemel palli tõstmises. Ja nüüd teie ees Maarja Sild, 150 kilogrammi. 140 kilogrammi sai kirja. Ai Maarja, 150 kilo rinnal. Korralik tõuge Maarja. Suru! Okei, teeme aplausi. Kuidas oli?
enam-vähem rinnale tuli raskelt. See on nagu väiksem palk kui muidu on. Muidu on nagu suurem palk ja seal keskel on. Sinna panna mingid teibid või asjad keskele, siis tuleb hästi kergelt rinnale. Kui sa saad kergelt rinnale, siis tuleb üles nagu palju kergelt. Kui sa raiskad nii palju jõudu ära, et siia saada tema pinge kinni, siis hoiad seda siin hinge tolu peal, tema pinge kinni ja siis üles. Nii Rammumees ja kõik toetajad. Ma olen ka omamoodi Rammumees. Esimene võistlja alustab, Koit on teel, 100 kilogrammised kohvrid. Ja 100 kilogrammi kohver tähendab seda, et üks kohver kaalub 100 kilogrammi. Nii et 200 kilogrammi on kätte otsas mehel. Ja nüüd tuleb siis kaasa elada. Siin on 20 meetrit, mis on tehtud siin. Silmaäri tundub, et 20 meetrit oli ja nüüd sinna, kuhu jääb, see jääb, rohkem võistleja proovida ei saa. Nii, enam ei vaasa, järgmine võistleja. Tulemus on ette teada, 23 meetrit, nüüd oleme ees ja löö ainult üle. Mõistlik on väga kiire tempo, kui seda on kaotus, aga nii. Ja praegu siis Koidul ja Svenil oli võrdsed punkte, aga omavahelises võistluses, kui 200 ei suutnud mehi eristada, kõik oli võrdne. Aga tulemused oli võrdsed, siis igal juhul Koid on nüüd nappile Svenist ette erinenud. Või praegu siis Sven Jüri, kellel on paar punkti rohkem, 2,5 punkti ja 23 meetrit kasvab kohe üle löödud, nüüd need kohvid lähevad risti ja nüüd on uus liider sündinud. Nii, kas tuleb ka 40 meetrit, aga ei, 40 meetrit jäi veel alistamata. Järgmine võistleja, Aldo on stardis ja alustab võistlemist. Võtame kaasa, läheb hästi. 20 meetrit on täis. 23 meetrit oli järgmine tulemus, kas seda üle löödud. Nüüd läheb need kohvid risti, kuna nad on pikad, nüüd hakkab sõrme lahti väänama. Kui mees suudab ära kannata, on hästi. Jõuab, läheb, aga nüüd sõrm libises. Ja sõrm ei pidanud. Nii, iga algus tundub väga hästi minevat. Mees tundub, et on varem teinud. Väga hästi läheb Sergei. Davai Sergei. Väga targalt mees töötab. Võtab rahulikult kurvi. Nüüd saab minna sirgemalt. Hästi Sergei. Sealt poolt tuleb pöörada ja kohtunik näitab. 40 meetrit on täis, uus liider. Väga hästi. Davai Sergei, ješo. Sõrm hoiab veel, ahi. Ja nüüd läksid kõik ära. Sain Sergeilt info ka, et 46 aastat on mees vana, kes praegu siis juhtimas seda võistlusala. Nii et näete, et ei ole kehapanuseks, ei ole panusavanuseks, lihtsalt ise mees tuleb kohale võista. Ja praegu siis Auto Linner ohvrid kandmas teie ees. Ja hästi läheb Auto. Auto mitu aastat käid võistlemas, ka Emiku sarjas, nagu enne rääkisin ja meil kogemusi on. Nii, kas nüüd Auto kannab üle see 40 meetrit, pöör on ka vaja ära teha. 40,30 oli. Nüüd on vaja veel natukene liikuda. Nii, igal juhul praegu läks Auto liidriks. Kas jõuavad läbi? Vasak käsi libises ära. Ja mida eespool oled, mida ettepool jääd, seda rohkem punkte saab. Aga hästi läheb Tanel. Võttis sus optimaalse tempo. Et ei koormaks liialt jalga, et ei koormaks liialt sõrme. Kui käid liiga aeglaselt, siis ju sõrmed ka lõpmatud ei hoia. Tasakaalu koodus tekkida ja kukub tinuli maha. Aga hästi läheb Tanel praegu. Tule, iga punkt tuleb Tanel. Hästi, kannata. 40 meetrit, sa tead, et üle 40 on vaja natukene kõnniga. Jõuad Tanel. Tanel näitab sisu, mees jõuab. Hästi läheb. No nii. Nii et iga sentimeeter loeb ja loomulikult võistlejad. Võistlejad ootavad publik teie poolt, publik ergutage nüüd. Võistlejad ootavad teie kaasaelamist. No kolmas võistlusala
päev on palav, mitu võistlusala ees. Rakvere Rahumees, selline tiit annab täna välja. On käinud mõnedavast palavisi Rahumees ka Rakveres, kuid iga päev seda pilti näeb iga aasta, kui Rahumeesi koos on ja Eesti vägevad on koos teie ees. Siit võiks, ai, väike tasakaalu kaotus ja kohe läks vasak. Taavi paneb tempo peale, sest ega kui sõrm pikalt ei hoia, siis tuleb joosta. Ja siin eelmisel Eliga Rahumeeste sarja etapil oli ka distantsi peale kohvrite kandmine, aga seal oli siis 120 kilogrammi kohvri kaal. Siin on 100 kilogrammi ühes käes. Nii hästi läheb Taavi, rahulik pööre. Taavi tegi endale veidike tööd juurde. Hopsi. Ja nüüd on täitsa risti. Ja küll keeras ära. Tähendab jälle punkti. Aga kui enne luges ette, et siin mehed on siin võrdsete punktidega ja pool punkti või punkt vahet ja juba tõuseb 3 kohta, siis äärmiselt oluline on iga sentimeeter ja nagu näete, siis need kohvrid kipuvad pööret risti minema, võistleja peaks võtma pöörde ja alguses rahulikult. Kohvrid saavad jõuda sirgu ja siis hoob ülesse. Vaata ja võtsid just nagu Matjasel praegu kohvrid natukene viltu lähevad, siis see kohver oma raskusega murrab sealt käest ära. Ja niigi raske kohver ja need sõrmed siis need sõrmed määrab sõrmed sirgu ja midagi teha ei ole. Hästi läheb Matjas, hästi läheb, jõuad veel. Teisele poole natukene. No nii, tõuseb kindlasti siit oluliselt. Matjas oli praegu 4. kohal kokkuvõttes, aga poole punktiga 3. koha kaugusel. Kaido Sirge alustab. Läheb juba teiste võistlejatele võrreldes Taavi ja Matjasega läheb rahulikumaks, kuid iga võistleja valib endale sobiva tempo, igaüks teab enda tugevaid nõrku külgi. Mõni mees suudab hoida näiteks neid kohvrisel 3-4 minuti sõrmade otsas, siis ta võibki need tööd teha rahulikult. Nüüd näete ka, et Kaido sai need kohvrid ilusti sirgu ja siis võtab hoo ülesse ja läbib selle distantsi ilusti kiiresti. Ja nüüd pöörde koht teeb jälle rahulikumalt. Lisaks, ega siin ei ole niimoodi, et sul kohal on suured mehed ja ainult karjuvad ja tõstavad suuri raskusi, eks peavad mehed ka mõtlema. Mehed peavad ka mõtlema vahepeal, nüüd paneb hoo ülesse. Aga, kas nüüd tuli juurde? Kas need meetrid tuli nii palju juurde, et ka liidriks minna? Igal juhul taktika oli hea, punkt ja heitus käib, kokku 6 võistkala. Meremehe kõnd on tulemas veel. Vaskid tõstavad mehed. Jõusõmmed teevad, aga praegu Aino Kuusik on oma teega alustanud. 2 korda 100 kilogrammi, 200 kilogrammi kätte otsas. Ja rahulik pööre. Kohvrid paika ja uuesti hoob üles. Väga hästi läheb Kaido. Tulemus on ette teada. Aino Kuusik hetkel kohale kokkuvõttes teisel kohal. 1 punkti kaugusel Maarja Sild. Rahulikult! Libises ära. Libises, vot. Aga nüüd Maarja Sild. Mees, kes praegu tänase seisuga kohale kokkuvõttes võistlust on juhtimas. Paneb ta väga tempoga minema. Tänase võistle vaieldamatult kõige kergem mees. Alla 100 kilo mees. Ja tuleb hästi. Maarja on tulemused ette teada. Vähemalt 50 meetrit ja on liider. 40 meetrit on täis. Maarja on pika staažiga võistleja. On aastaid võistlenud ja läheb. Hästi läheb. Meil on jõudnud ja ei ole probleem. Ja peaks ainult 60 meetrit täis. Ja nii on 50 meetrit ja jõudmine ülekirja. Ja teema kausis Maarja Sild. Elame kaasa. Sven on alustanud oma soorikust. Ja vaatid on see tasakaalu mäng hakkab pihta. Korras maa üles, nidaral paika. 250 kilogrammi kokku kaalu, circa.
250 kilogrammi mehe korja kaalu. Ja muidu kannab. Valmis alla. Võiste alustab, kuulevad kaasa. Rahulikult. Paigas, seda on keeruline teha. 250 kilogrammi on turjal mehel. Ei ole lihtne. Rahulikult tuleb jälle tõusta ülesse ja siis hakata liikuma. Ja nüüd ongi see probleem, et kui mitu korda pead sealt alt tõusta selle 250 kilogrammiga, siis lõpuks jalad väsivad üsna ära. 15 sekundit. Kõik kui meil oli, otse pead kõndima. 8 sekundit. Mida vähem kõigud, seda parem on. Ja publik elutab kaasa, elab kaasa. Aga nüüd sai kontrollaeg läbi. Ja teised võistlejad ootama, saab minna kiirelt edasi. Aga nii, kõik teie ees, 250 kilogrammi. Hästi rahulikult. Väikest sammudega. Rahulikult. Hinge sisse korralikult. Tibusammudega alustada. Tibusammud. Väiksed sammud. Väiksed sammud. Iga suured sammud. Üles hinge. Hästi. Rahulikult. Vaat nii. Nii, tuleb. Vaat niimoodi. No elame kaasa, 250 kilogrammi niisama lihtne ei ole siin. Mehed proovis enne, mis oli palju vähem kilosid, mida teha. Kui sooja tegi. Nii, aga Koit rohkem ei tee. Teeme aplaus. Kõigepealt tasakaal paika rahulikult. Seda mõtled rappuda. Nii, vaikselt. Erutame, koondistantsi läbi, teile poole juba. Hästi läheb. Natukene veel jõuad, kontrolli hästi sõpuni. Läks, Valdo. Lähe, Valdo. Publik erutab kaasa, jõuab. No võta nüüd kokku ja tõuse nii üles selle raskusega. Ainult 250 kilogrammi. Võta nii, et ühed poolud 125 kilogrammi, siis on kerge. Ai, siin tuleb vihane. Lääne-Virumaal Väike-Maarjas ka väga pika traditsiooniga võistlus on Lurrichi võistlus, kus on ka võistlejaid on ikkagi 20-30 ringis ja siiamaani võistlust läbi viiakse. Nii et tänu Lurrichilegi kindlasti paljud Eesti vägelased on saanud seda eeskuju, võib-olla küll rohkem ka Hollywoodist, aga algne juur seal on ja praegu siis Tartu mees Tiit Kalavus 250 kilogrammise meremehega võitlenud on. Pool distantsi läbi, Tiit, hästi läheb Tiit. Tasakene, mine. Väga hästi läheb. Super Tiit tõi lõpuni ära, rahulikult ära kiirusta. Üle, väga hästi. Nii, Tanel alustas hästi, aga korraks tasakaalu kaotus. Uuesti. Kui tuleb korra või 2 tasakaalu kaotust ja sätid ei ole iseenesest hullu. Küll aga kui peab panema juba 4, 5, 6 korda maha, on pahasti. Hästi tuleb Tanel. Ja nüüd üle lõpujoonega vaja saada. Ianid on olemas. Väga hea. 28 on Taneli aeg. 6 liider on sündinud. Taavi kindlasti ei taha alla jääda praegu oma trendpartneritele ja paneb tempo peale ja tuleb väga hästi pikk samm. Tuleb väga kiiresti.
ja kas peab lõpuni ilusti vastu ja ei teki tasakaalu kaotust. Ütleme ikka suht ideaali lähedane sooritus. 12.55. Praegu läheb Kaido väga kiire hooga, tal on aeg ette teada ja nii. Väga hästi läks sõrmed, siis mida suurem pikem haari on, seda parem. Aga Kaido Sirge alustas. Kaido Sirge tuleb, ajad ette teada, 12 sekundit, 14 sekundit, konkurent on ees. Väga hästi tuleb praegu. Tasakaal on vaja lõpuni ära hoida ja kas kannatab ära. Ja jõudis üle joone. 14.93. Nii, Matjase kord. Matjas alustab vaikselt tasakaal paika ja vaikselt minema. Ja läheb Matjas. Läheb Matjas. Lõpuni ära, võitle, ergutame kaasa publik. Läheb Matjas. Jõuad Matjas. Natukene veel, läheb. Siis omavahel võrdudes Kaido tegi ikkagi päris korraliku aja. Parimatest ajalist. Nii, Maarjo, tule. Maarjo kõige rohkem punkte teisest, kui siin ebaõnnestub, on vaja teised mehed pukil ja üle joone ära. Nelikordust on kirjas. 2 meest on juba 4 kordust teinud, kui tahad liidriks minna, tuleb 1 veel teha. No ergutame Koidu, kas tuleb ära 1 kordus veel? 5 kordust. Sergei tegi vahepeal ära 4 kordust. Mida siis Aldo? Aldo Kirula võistlus tuleb 1 kordus kirjas. Et 2 käega võid tõsta sinna selle hanti turja peale, siis tuleb fikseerida tasakaal ja teise käega hoida, aga saata ei tohi, vaid ainult 1 käega tuleb tõsta. Käsi võib vahetada vahepeal, võid teha ka parema või vasaku käega. Ja Arnold Klassikul see hantit tõstma hakati, siis mehed tegid seal paar kordust. 1 käega ainult, kuid ühel hetkel sai peedi tugevaks, tegid juba seal kordusi 7-8 ja mõni mees hakkas tegema nii parema kui vasaku käega. Ja keelatud ei ole ja see hante tuleb korralikult seal fikseerida. Põlved sirgu, käsi sirgu. Tõsteid teeb mees palju, aga fikseeritud kordusi. Varsti võiks juba 10 kordust täis olla, aga vaja see lõpu fikseerimine teha. Jõudu mehel on. Tahtist on ka. Alla. Nii, kohalik poiss võistlemas. Meelis tohi kõva võrdus ka, eks ole, ja. 3 kordust kirjas. Aeg jookseb 75 sekundit, see ei ole ülearu. See on kõigest minut 15. Oi. Seda peale rohkem. Rohkem sealt peale. Kohtunik Meelist õpetab ka veel.
kuidas täpselt peaks tegema. See Antel ongi keeruline tõsta sellepärast just, et ta on suur ja käepidi on suure läbimõõduga ja siis suru üles. No natukene jäi puudu. Kordust kirjas. Kordust on kirjas ja siin on 4 kordust on kirjas. Siin on veel selline oluline nüanss selle hanti tõstmise puhul, et 2 käega võib võtta kurja peale seda. Siis peab 1 käe lahti laskma, 2 käega tõugata ei tohi. Et tuleb võtta. Hästi, Matjas. Niitsi sekretäriaadist, tulge siia, tõstke käsi püsti, kes tahab nime kirja panna, pange nimi kirja. Läheb, Matjas. Kaks kordust kirjas. Läheb, Matjas. Publik erutab kaasa. Kuusema teie ees. Üks kordust kirjas. Kaks, väga hästi. Publik elab kaasa Taanile ka. 2 kordust juba kirjas. 3 kordust. Hästi läheb Tanel. 4, väga hea. Hästi läheb Tanel. 5 kindlasti on vaja ka veel ära teha. Ai. 10 sekundit, Tanel, 10 sekundit. Aeg jookseb arvutult, kas tuleb 5 kordust. 5 kordust sai kirja Meelis. Minder on alustanud. 2 kordust kirjas. 3, tempo on hea. 4, 6 kordust on siiani parim, tuletan meelde igaks juhuks vahepeal. 5 kordust tehtud. Kas Anto läheb liidriks? 6 kordust tehtud, praegu Tiiduga jagab põrselt. Tiit ütles, et aitab, aga ei, Antot see ei peata. Anto pani ühe juurde, 7. Tagant on veel terve hunnik mehi tulemas. 9 kordust juba. Kas tuleb 10 ka? 10 kordust. Parim tulemus, 75 sekundit, see tähendab, et päris korralikult tuleb tempot anda, kui üleliia tulemus. Ja 10 kordust, siis on juba selline moment, kus peaks hakkama mõtlema, kas teha ainult parema käega või parema ja vasaku käega. Saame näha, kas mõni mees vahetab täna kätt. Igal juhul siin praegu Aatol on mõni punkt Kaido Kuusikust on maas, siis sealt omakorda jälle punktiga on
Kaido Sirge eespool, mõni punkt üle Taavi Toom. Nii et ega konkurents on tihe. Tuleb. 7 kordust kirjas. 45 sekundit. 8. Rahulikult. 10 on parim. Kas tuleb 11 ära? 9. Minut on täis. Minut sai täis. 10. Üks tuleb see! Läheb Kaido. 11 pane veel. Nii, Kaido Sirge teie ees. Neli kordust kirjas. Viis kordust. Kuus. 3 minutit. 7 kordust, väga hästi läheb. 11 on parim, 10 on teine. 8. Kümme kordust. Kaido Sirge, 10 kordust. Eestil on juba ette teada, et tahad liidriks tõusta 12 kordust. Kaido Kuusikul aega oli, ta ei kasutanud ära, et oleks võinud teha vähemalt 12 korduks, oleks teid teistel meestel veel raskemaks. Ja oleks hea võimalus olnud ka alavõit võtta, kui praegu siis Taavi Toom tegemas ja Maarjo Sild tulemas. Enne ei tea midagi, kui kõik mehed on võistelnud. Kõik mehed peavad oma soorituse ära tegema, siis alles saab teada. 6 kordust kirjas. Ei kasuta mõlemat. 5, 4, 3, 9 kordust. 1. Ja aeg. 9 kordust, Taavi Toom. Valmis olla. Ja aeg läks. Maarjo Sild. Rakvere rammumees. 5. võistlusala. Jäänud veel jõutõmme. Minut 3. 4 kordust. 5. 45 sekundit. 6 kordust Maarjol tehtud. 7 vahetas kätt. 30 sekundit. 8 kordust. 6 kõike läheb kaasa. 9, paar kordust ei jää. Siin on 10 korduse peal on mitu meest. 9 kordust oli mehi. 10 sekundit. Läheb Maarjo. 10 kordust, kas jõuab ühe veel? 10 kordust jah, 10 kordust jääb kirja Maarjole. Nii võistlejal on siis teie ees Mattias ja Tiit alustas.
Mattias ka. Nüüd tuleb anda. Nii palju kui turust tuleb, see on viimane võistlusala. Selles ala saame teada, kes on Rakvere rahumees 2019. Siit on tempo peale pannud. Mattias on täna siin saanud kalavõidu esimesel alal. Ja väga hästi võistelnud, nii et võistluspäev on pikk, on 6 võistlusala. Ilm on ka soe. Ja publik ergutab. Tiidul 14 ja 14 ja Tiidul on 14 juba. Tiidul on 15. Ja Mattias 8. Kahesaja kiloga mehed lammutavad. 60 sekundit leppisid kohtunikud on kontrollaeg. 8 kordust juba. 200 kilo 8 kordust. 9. Ja siin tuleb täna tõsine andmine lõpus. 10 kordust. Minut aega tõsine spurt on siin. 11 kordust. 12 kordust. 200 kiloga 12 kordust on korralik sooritus. Kas täna 20 kordust tehakse, saame varsti näha. Siin käib mees-mehe võitlus. 60 sekundit. 13 kordust parim tulemus. Ja Vile kõlas. 2 ja Vile peab kolmandat tegema. Väga hästi. 4 kordust Sergeil. Teise kordust Sergeil. Hoidul 4 oli, ma ei eksi. Kümme kordust Sergeil tehtud. 11. 15 sekundit Sergeil. 12 kordust Sergeil. Põhimõtteliselt otsustab see ala. Hästi põnev võistlus on olnud jälle. Viimane võistlusala otsustab. Aga nüüd Ahto ja Tanel. Minut aega kannatust, minut aega. 200 kiloga. Võrdses tempos lähevad. Võrdses tempos mehed lähevad. Aarel 11 tehtud juba. Ei anna alla! Aarel siit 12. Tule! Tee, kapteen! Ütle! Finaalne finaal praegu. Viimane võistlusala, viimane
kaks paremat meest. Nii. 17 Maarja, 18. Maarjo siin 17 kordust, Kaido Kuusik 18 kordust. Kus järgmine võistlus on? Võib-olla talvel midagi, aga järgmine aasta samal ajal kindlasti veel. Aga võib-olla talvel mingi talveeri äkki sees. Mingid mõtted on. Palju õnne. Nii, ja tule siia teiste ette, tule seisa praegu siia näoga publiku poole. 12. koht, 34,5 punkti. Sven Aruväev, palju õnne. Kohalik vägilane. Üheteistkümnes koht, 40 punkti. Aldo Virula. Ja 41,5 punkti, 10. koht. Koit Põder. 10. kohast alates on ette nähtud ka juba auhinnad. Koit läks juba koju. Koit läks juba koju ära. 9. koht, 49,5 punkti. Kohalik võistleja, õnnelik mees, kelle saab poolt täna välja teha, Sergei Rubinov. Väga korralik sooritus. 8. koht, 57 punkti, Mattias Viljamaa. Mees, kes vahepeal oli mõne ala kokkuvõttes teisel kohal, nii et selline see Rahumäe sport on. Kohad üles-alla kõiguvad meestel pidevalt. 7. koht, vaid pool punkti eespool, 57,5 punkti, Tiit Kallavus. Kuues koht ja 67 punkti, Tanel Kuusemaa. Viies koht, 76,5 punkti, Kaido Sirge. Mees, kes oli ka kinni vahepeal hõbemedalis. Neljas koht, vaid pool punkti eespool, 77 punktiga Ahto Müüder. Järsud mehed saavad juba pedestaalile ronida. 78,5 punkti, 3. koht, Rakvere Rahumees 2019 aasta on Taavi Toom. Mees saab ka ilusa karika juba ja tulevad sinna, sain aru, et võitjatele juba kingekaardid kohalikelt ettevõtjatelt ja saab minna sinna madalama ketta otsa või saab ketta otsa või kummiplaadi peale. Nii. Teine koht, 82,5 punkti. Kaido Kuusik. Korralik sooritus. 16 võistlejat oli, tulid teiseks, väga hästi Kaido. Kõva võitlus oli. 2 viimast ala see mees võitis. Ja jäi mõned punktid küll vahet, 2,5 punkti, 85 punkti. Esimene koht, Rakvere Rahumees 2019 aastal on Mario Silv. Palju õnne, Mario! Maarja tegi vägeva comebacki, pole ammu Eestimaa pinnal mees võistelnud. Tuli, nägi, võitis. Teeme veel pealtvaatajad ühe tugeva aplausi võistlejatele. Ja kui kõik hästi läheb, siis järgmine aasta ollakse siin tagasi ja võistlejad, palun tehke üks aplaus ka publikule. Olen käinud korduvalt igal pool Eestimaa nurkades, Rakvere publik on hea publik, siia tasub tulla. Aitäh teile, Rakvere, nautige päeva, kohtumiseni järgmisel aastal. Väga tublit.